Tere hommikust, kell on 4. Noh, üks asi minu kohta, ükskõik kuhu ruumi ma lähen, kui ma näen inimest esimest korda, ma alati ütlen tere hommikust. Tere hommikust, mina ärkasin täna hommikul ja õues oli konkreetselt, nagu minule meeldib öelda, Halloweeni ilm on ju. Noh, meil on praegu augusti lõpp. Meil on praegu, kui ma seda filmin, on 25. august. Ma ärkasin hommikul ülesse, kardinad olid lahti. Ükski tuli ei põlend, kottpime. Noh, ma tundsin, et käes oligi 31. oktoober. Ja ei aidanud kaasa, et eile ma alustasin, ma ei tea, kas te teate seda sarja Wednesday. Kes see on seal, kes mängib seda põhitegelast? Jenna Ortega on ju, noh, see tüdruk, kes ei pilguta punupatsid. Noh, totaalne Halloween purgis. Vaatasin just eile seda, ärkasin täna hommikul üles, ma tundsin ennast nagu Rapunzel, vaata kuskil tornis istusin oma arvuti taga, panin oma mõtteid kirja, noh, ühtegi head mõtet ei tulnud, aga vibe oli väga cozy. Nagu ma mainisin, ühtegi head mõtet ei tulnud ja vaata, jällegi, üks asi minu kohta, kui ma tunnen, et elus mul on siht silme eest kadunud, kui ma tunnen, et ma vajan oma südames suunanäitajat, kas ma pöördun mingi ütleme siis mingi vanemliku figuri poole? Ei. Kas ma küsin sõbrannalt nõu? Tõenäoliselt mitte esimese asjana. Kas ma vaatan endesse sisse, panen mõtteid kirja? Ei. Mida ma teen? Loomulikult ma vaatan horoskoopi. Nii, skorpionid, andke teada. Shout out, kirjutage kommentaarides, kes on skorpionid, sest fun fact, meie peres on reaalselt minu lähi sugulaste seas on kokku mingi 5 skorpioni vist. Noh, me oleme skorpionite pere through and through. Skorpionitele 25. august 2025 romantika on õhus ja sinu süda on avatud. Sa oled täna valmis sügavaks emotsionaalseks connectioniks. Väga huvitav. Eriti arvestades, mida ma tänases episoodis rääkida planeerin. Mul on tunne, et see läheb väga hästi kokku. Kuigi ma ei tea, millal horoskoop ei ole läinud väga hästi kokku. Kas peaks seda nädalat vaatama? Et kui te seda kuulate, siis te teate, mida toob skorpionitele see nädal. 25–31 august. Vaata, mida toob skorpionitele see nädal? Scorpio Weekly Horoscope. See nädal toob meile emotsionaalset intensiivsust koos praktilisuse ja diplomaatiaga. Work efficiency, balanced relationships ja personal transformation. No öelge, millal skorpion ei ole läbimas transformatsiooni? Mul on tunne, et millal mina inimesena, ja ma loodan, et te saate samastuda, ei ole käimas läbi mingit isiklikku transformatsiooni. Ja ma olen, at this point ma olen juba väsinud. Noh, ma löön jälle Õhtulehe, seal on nagu igas lehes on horoskoop sellele päevale iga kord on mingi. Täna on päev suurteks muutusteks. Täna on päev transformatsiooniks, Maria. Sinu võimalus teha jälle oma elu ümber. Sest reaalselt ma ju olen selle idee kallal siin, sellest saati, kui me Lauraga otsustasime, et enam koos podcasti ei tee, ma olen selle kallal töötanud nüüd kui kaua, äkki kuu, mõelnud vaata mingit uut asja. Ja ma armastan enda juures seda, et kohe, kui ma olen mingi uue asja enda jaoks välja mõelnud, valmis saanud, siis öelge, et keegi on veel samamoodi, sest vahel mul on tunne, et ma olen lihtsalt hulluks minemas. Kohe, kui ma olen mingi eesmärgini jõudnud elus, nipsust. Mul on tunne, et ei, nüüd ma tahan täiesti teises suunas minna. Selle podcastiga on iga kord olnud nagu väike behind the scenes moment, on ju. Iga kord teeme külalistega podcasti, teeme paar osa, Maria ütleb, ei, ma tahan üksinda teha. Teeme üksinda ühe osa, ma olen nagu Pekki külalisega oli nii hea, vaata, ise ei pidanud üldse rääkima. Ja ma olen aksepteerinud, et see on see, kes ma olen. Mistõttu ei olnud minu jaoks üldse üllatav, kui see nädal horoskoop meile ütleb, et tuleb jälle transformation, what else is new on ju, aga kui keegi teist on veel skorpion, siis te teate, miks ma sellest rääkima hakkasin? Et see andis mulle mingit suunda elus. See andis mulle jah-sõna rääkida sellest, millest ma päriselt täna rääkida tahtsin. Nii et kohe hakkamegi sellest rääkima, kuid enne veel anname sõna meie tänase episoodi sponsorile. Aitäh Apollo, et te seda episoodi toetate. Sügisene kooli mineku aeg oli minu elus kunagi reaalselt nagu riigi püha. Ei olnud paremat aega elus kui see, kui sa said augustis minna kooli asja ostma. Ja kuigi ma enam koolis ei käi, siis kuidagi leian ma end ikkagi. Igal sügisel siit samast Apollost, olgu see siis uusi pastakaid, uusi markereid või minu isiklik lemmik,
uut päevikut valimas. Apollos on kõige laiem ja kvaliteetsem valik koolikaupasid ja esimesena leidsingi ma ennast siit kohe päevikute osakonnast, sest teadagi, päevik on ju uue kooliaasta kuninganna, eks ole. Ja Apollos on reaalselt päevikuid nii lai valik, et ma võiksin siin terve päeva veeta. Ja kui kedagi teist huvitab, siis sellise märkmiku valisin mina endale uueks kooliaastaks jutumärkides, ütleme siis nii. See on erkpunane, siukse nahast tekstuuri, kuldse trukiga ja sisemus on nagu nende pisikeste täpikestega, kuhu saab nii kirjutada kui ka soovi korral joonistada. No ja see on nii armas, vaadake teda. Aga loomulikult ei ole päevikust suurt palju tolku, kui sul pole pastakat, millega sinna kirjutada. Kutsuge mind vanamoeliseks, aga minu lemmik pastakas on endiselt vana hea tintekas ehk tintenpenn. Aga noh, siit leiab igaüks endale sobiva pastaka. Ja et oma märkmed uuele tasemele viia, on sul kindlasti vaja ka markereid. Ja need stabiloomad on olnud minu nimekirjas juba aastaid. Ja muidugi leiab Apollo valikust ka kõike muud, nagu seljakotid, vihikud ja isegi veepudelid. Mida iganes sul on vaja kooliminekuks või lihtsalt üheks sügiseseks restardiks, Apollos on kõik olemas, nii et head shoppamist sulle. Nii, nüüd algab siis tund, on ju. Kui te ei ole kursis, me nüüd mängime siin kanalil nendes episoodides koolitundi. Mul on isegi väike kell, mul on väike gloobus, mul on kruus, kus peal on ju õpetaja. Võtame ka lonksu kohvi ka. Kui te tahate selle loori kohta rohkem teada, siis minge kuulake. Eelmist episoodi jätan lingi alla. Ühtlasi praegu on väga hea aeg, et puffi joosta. Noh, praegu on see hetk klassijuhataja tunnist, kus on mingi esimesed paar minutit, sa võid veel hilineda. Noh, siin meie tunnis võib alati hilineda. Mine võta endale kohv, mine võta endale snack, mine võta endale tee, mis iganes tickles your fancy ja kommenteeri alla, mis sa võtsid, on ju. Ma tahan nagu seda vaibi teada. Meil on siin kohv ja snacki pole, sellepärast et noh, suu läheb mustaks. Kohe peale seda ootab meid kindlasti mingi väga hea snack. Aga millest ma tahtsin rääkida? Romantika on õhus on ja oi, ja kuidas on minu elus romantika õhus? Kas te teate seda tunnet, kui te loete mingit raamatut või te vaatate mingit filmi või sarja? Mingisugune lugu, mis on ju välja mõeldud, aga sinu jaoks on see päris. See tunne, kui sa lähed loosse nii sisse, et sul on tunne, et need karakterid, olgu see raamatus, filmis, wherever on ju, nad on päris. Noh, sina kuuludki sinna, sinul ongi, noh, see on definitsioon sellest, et sul on book boyfriend või sa vaatad mingit väga head filmi ja sa samastud peategelasega nii väga, et sul ongi, et sa oledki tema. Ja see ongi see, mis on juhtunud. Vaata, ma ei ole enam Maria Rannaväli YouTuber. Ma olen Maria Rannaväli, elasin, ja see on siis minu selle praeguse raamatu peategelase taustalugu on ju. Elasin väga vaeses külas, läksin perele süüa hantima, kogemata tapsin vale hundi, kes tegelikult oli haldjas ja nüüd ma seiklen haldjate maal. Maria Rannaväli. Noh, see on see, kes olen mina. Mul on uued sõbrad, by the way, mul on uus töö. Noh, ma ei käi tööl, sest ma olen haldjas, on ju. Mul on supervõimed, mul on terve maailm, mida te ei tea. Ei, aga päriselt ka mulle meenuvad nagu mingi teismelisest need eerad, kus sa tõesti sa nagu vaatad mingit sarja ja sa saad aru, et teised ei ole seda vaadanud. Ja siis sa tunned ennast nagu hullunud geenius, vaata, et te ei saa aru. Te ei saa üldse mitte millestki aru, vaata. See on see, kuidas ma ennast tunnen. Ja mul on iga kord, kui see hoog tuleb, mul on tunne, ma olen hulluks minemas. Ma hakkasin selle peale tegelikult hiljuti mõtlema, sest ma sain kokku sõbrannadega, kellega ma nagu väga tihti ei kohtu ja siis alati vaata, kui sa saad selle grupiga kokku, kellega kogu aeg ei näe, siis on see, et mis teie elus on uut. Noh, see ring. Kõik räägivad. Seal üks sõbranna räägib, et ja olen uuel töökohal, vaata üli nagu suured elumuutused, et töö on äge ja et olen õppinud enda kohta, et kas meeldib kontoritöö, meeldib kodus, on ju, cool. Teine sõbranna räägib, et lähen nüüd vahetussemestrile Erasmusega, mis ma juba tunnen, et see on mu järgmine hullus. Mul on juba planeeritud reis sinna kohta, kus see sõbranna on ka vahetussemestril. Ma saan temaga seal kokku ja ma olen täiesti kindel, ma tulen tagasi ja siis muus hullus on see, et ma tahan välismaale minna. No jõuame sinna, ärme hüppa üle oma varju. Räägib on ju ja vaata jällegi suured elumuutused. Suured #big things coming.
kolmas sõbranna räägib ka, et oota, mida tema rääkis, et noh, ta elab välismaal ja käib Eestis ja on ka mingid suhte update'id on ju, kuidas, ma ei tea, nagu mingite hingeteemadega läheb, on ju. Ja siis nagu neljas sõbranna ka seal jagab nagu reaalselt mingid nagu oma elus toimuvaid muutuseid, on ju. Ja siis jõuab järg minu kätte. Ja kõik, mis mu peas käib, on ju see raamat, mis ma praegu loen. Noh. Ja ma mõtlesin, et ma olen avatud ka, ma olen authentic. Ma olen mina. Ütlesin kohe, et no ei mul, no võtta, ja see on alati minu puhul, mul meenub seoses sellega, seega kui ma käisin kooli kokkutulekul, nagu terve kooli kokkutulekul, me ei saa terve lend kokku ja siis jällegi kõik pidid ütlema, mis nende elus uut on. Ma olin esimene, ma olin nagu, no ega siis midagi. Noh, vaata, ikka teen samat asja, millega seal 7. klassis alustasin, on ju. Et mu elus ei ole toimunud mingid suuri asju ja võib-olla see on ka siis seadnud sootsa pinnase selleks, kui südamega loen mina praegu raamatute sarja Akatar, on ju. Eelmises episoodis briefly mainisin, teate küll, need neoonvärvilised raamatud, mida te olete TikTokis näinud. Chef's Kiss 10/10. Olen 3. raamatu juures. Spoilereid, palun mitte. Me oleme respectful raamatuklubi. Me jagame muljeid, mitte spoilereid. Mis by the way, mul oli nii hea meel seda näha eelmises osas, kus me rääkisime ka raamatutest ja nii paljud teist kommenteerisid alla, mida ma võiks lugeda, mida teie olete lugenud ja mitte keegi ei andnud spoilereid. 5+. Te saate sellest hindeks 5+. Ja teate, kes saab 2 või? See 1, oh my god, mis asi see oli? Ma postitsin TikToki, mille kohta see oli? See oli mingi, oot, nii, ma tunnen ennast nagu vana asja, kes üritab mälusopist midagi välja sikutada. Mis asi, see oli mingi film või sari, mida ma vaatasin ja ma postitasin selle kohta. Kas sa mäletad, Anna? Sul on ülihea mälu. Mingi asi, mille kohta ma postitasin, mida ma vaatasin ja keegi spoilis kohe esimese kommentaariga ära. Mis see mäng on? Squid Game. Vaata, TikToki rahvas 2. Istu F. Sest meil olid ABCDF olid hindad, on ju. Istu F. Sellepärast, et kui sa spoilid kellelegi mingit raamatut, siis noh, sa ei ole meie kommuuni liige. Ehk mul oli ülihea näha, et te kõik kaasa rääkisite, miks ma sellest hakkasin rääkima. Minu kätte jõudis kord siis seal sõbrannade kokkusaamisel. Ja kõik, mis ma oskasin öelda ja millest rääkida, on see raamatusari, millest ma olen vaadanud või mida ma olen lugenud. Ja noh, nad on kõik väga normaalsed viisakad inimesed, vaata, üks sõbranna, kes no mitte keegi neist ei loe fantaasiat, vaata, ma isegi ei taha mõelda, mis mulje ma jätsin endast, on ju, aga noh, Savi, keegi ei mõistu tukka, üks sõbranna ütleb, et ma tegelikult mõistan küll, et see on ju nagu, noh, sa loed nagu seda, mida sa väiksena lugesid. Noh, sa loed seda, mida nagu, ongi sa lugesid väiksena, et see ongi nagu nostalgiline. Noh, siis ma mõtlesin, nostalgiline ma ei jääs, kui sa teaks vahepeal, mis asjad minu raamatus toimuvad. Noh, saad aru, see ei ole noortele mõeldud. Mõned asjad isegi ma julgeks öelda on 18+, on ju. Nii, siis teine sõbranna ütleb, et täitsa ausalt küsib siiralt, et Maria, et kuidas sa saad seda nagu fantaasiat lugeda, et see, mis seal toimub, ei ole ju päris. Noh, ta tuleb sellest self-help perest, kus ongi nagu mingid eneseabiraamatud, mingid spetsialistide kirjutatud raamatud, tarbekirjandus, kui ma kasutan õpetajate lingot, on ju. Kohe on näha, et ma ju pole haridusega õpetaja, sest ometi ma tahtsin öelda teabekirjandus, mitte tarbekirjandus. Aga ma läksin pärast koju ja meil isegi tuli Annaga aruteluks see, kuidas see on nii huvitav, et seal on eelarvamus, et me oma ellu või nii, 2 sammu tagasi, et ainult eneseabi kirjandus, kus ongi mingi nii kõige rikkamate inimeste harjumused siin raamatus kirjas. Ainus raamat, mida sul on vaja, et teha kogu oma elu ümber. Noh, siin on 10 harjumust, mida sa pead kohe oma ellu panema või muidu sa jääd igavesti vaeseks, see on see, kuidas sa saad kõige edukamaks inimeseks üldse. Et ainult sellises stiilis raamatud suudavad meie elu mõjutada. Ja ma olen aru saanud, et see pole sugugi niimoodi. Ja mis on tõestuseks olnud, on see, kuidas mina ja Anna mõlemad tulime reaalselt kokku üks päev, noh, olemegi teise raamatu juures, aga see on juba mingi, ma ei tea, mitu lehekülge need kokku on, palju materjali, mõtteainet on olnud palju. Ja me mõlemad olime nagu holy shit, et see on nagu nii paljude sügavate elu arusaamadeni mind viinud. Jällegi ilma spoileriteta 2 nagu temaatikat, mis konkreetselt selles raamatu sarjas on, mida me loeme, on noh, armastus on ju, suhted,
jällegi ma olen nii väga aru saanud sellest, kuidas tegelikult isegi ilukirjanduse lugemine, väljamõeldud lugude lugemine võib mõnikord avaldada suuremat mõju meile kui need samad eneseabiraamatud. Sest vaata eneseabiraamatud, need on ka nagu in your face, on ju. Tee nii, suhtlema partneriga nii, ole nii. Ta on nagu käskiv kõnevis, ta on nagu õpetaja, on ju. Ilukirjandus, ta on nagu subtle, ta on sa ei oota sealt saada midagi, mis su elu muudab. Ja siis sa loed ja sa pead raamatu kinni ja oled nagu, oh my god, mu elu on ju nii igav. Mida ma siin lihtsurelikuna üldse midagi teen. Mis seal on, oota nii, millest ma rääkisin? Suhted, armastus ongi suhted, mehe naise omavaheline dünaamika, see on nagu mega suur teema. Ja teine asi on ka nagu naisena omaenda identiteet, piirid, kuhu me ennast paneme, peategelane ka väga ilusasti mingitest oma piiridest murrab on ju välja, enese areng, kõik need temaatikad on tegelt olemas ja isegi mõnikord suuremal määral olemas ilukirjanduses, hästi kirjutatud ilukirjanduses, kui eneseabis. Pluss nagu sa ei saa mulle öelda, et mingid, mis see on see oranž, kõige basicu eneseabiraamat? Giving a fuck. Mark Manson on kirjutanud, teate küll, Mark Manson, Giving a fuck, mis raamat see on? How to stop giving a fuck. Mis asi see oli? Mark Manson book, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ma mäletan, kui ma võtsin selle raamatu kätte. Lugesin ja mõtlesin, ma olen muutunud naine, on ju. Ja jällegi, see on täiesti okei, ma ei mõista hukka. Ma ei ole siin, et sinu raamatuvalikuid hukka mõista. Kui sa juba midagi loed, mina tunnen, et ma olen parem inimene kui kõik teised, on ju. Kui sa üldse midagi loed, aga sa ei saa mulle öelda, et selle raamatu lugemine on suurem elamus kui see, mida ma loen praegu või ongi raamatud, mille puhul lugu rullub lahti 5 raamatu jooksul. See on ka nagu asi, mille peale ma olen mõelnud, et tänapäeval on ju kõik lood, Netflixi sarjad, filmid, nad on nagu nii lühikesed. Mul on tunne, ma pean reaalselt nagu vaatajana tegema ära nagu stsenaristi töö. Nagu, et mina pean ette kujutama, mis juhtub. Kõige klassikalisem alati on ju see mingi kõige basicum Netflixi sari, on mingi naine, vaata mees suri ära, ei tea, kas suri ära võib-olla on kuskil elus, tegeleb kuriteoga, on ju, siis on mingi müsteerium, mingi detektiiviga, aetakse kedagi taga ja siis tuleb ülisuur mingi šokk lõpus, mõtle ise, kuidas asi edasi läheb. Ei. Mul on tunne, ma ravin oma nagu seda pealiskaudsete lugude, et pealiskaudsete lugude maailmas paistavad minu jaoks sellised raamatusarjad nagu nii välja või neil on nii palju suurem mõju, sest mul ongi tunne, et ma olen 3. raamatu juures ja mul on tunne, nagu ma oleksin ise elanud seal maailmas 10 aastat. Mina olengi kõik need asjad läbi teinud ja võt see on hea kirjandus. See on hea kirjandus ja ma olen sellest olnud väga inspireeritud. Aga ühesõnaga see mõte, et kui palju me tegelikult saame ilukirjandusest ka ja kui palju rohkem see on kui lihtsalt nagu mingi loo tarbimine. Vaata, eriti raamat, filmide ja sarjade maailmas raamatu lugemine on nagu trenn. Film, sari, see on nagu etendus, sa istud popcorn suus, pudistad, jood, vaatad, see on nagu laisk tarbimine. Raamat, see on nagu jõusaali minek. See on see, et sa pead oma need ajumusklid reaalselt valmis panema. Aga selle võrra, ja ma tean, ma kõlan nüüd nagu selline raamat on ohikanja. Ärge mõistke mind hukka. Ma loodan, et see leiab minu inimesed. Ma leian oma inimesed selle videoga. Aga raamatut lugedes seda rohkem või seda kuidagi magusam on see auhind või see reward, kui sa päriselt leiad midagi, mis sind väga huvitab, sest sa kujutad seda nagu ise oma peas ette. Ja siis sa lähed räägid teiste inimestega, sa oled nagu, oh my god, mina kujutasin seda hoopis nii ette, on ju. Oh my god, mina kujutasin, et tal on seda värvi juuksed. See on nagu ka naljakas, sest ma olen nii laisk lugeja, ma ju ei pane tähele detaile. Siis üks tegelane on ka raamatus meile siis Anna alustas veits hiljem, räägib mulle, et issand, et alguses ta nii meeldis mulle, siis ma lugesin, et tal on pikad juuksed. Ja ma olin nagu, oota, mida, tal on pikad juuksed? Oota, see detail mul ei praegu täiesti vahele. Ma pean kogu raamatu uuesti lugema selle teadmisega, et tal on pikad juuksed. Aga see ongi nagu lõbus, et sul ei ole kõik ette kirjutatud, et sa pead natukene vaeva nägema. Nüüd mul läks vaata selleks Jay Shettiks või kes need mingi ka self-help podcasterid on, vaata see, you gotta do hard things. Andrew Huberman, vaata, sa pead tegema asju, mis on rasked. Siis su aju on reward, aga see on tõsi. See on tõsi. Ja mis kõige ägedam on nagu tänapäeva maailmas
fantaasiaraamatuid lugedes on, et muidu on see, et sa loed mingit üliägedat raamatut ja siis on see, millal film tuleb sellest. Oh my god, me peame tõenäoliselt aastaid ootama enne, kui tehakse film. Ei. Tõenäoliselt sinu lemmikraamatust on AI teinud juba TikTokis minifilmi. Vaata, mul on filmid vaadatud, Anna, tead või? Mul on nende raamatute filmid vaadatud ja nad isegi ei tee filme. AI teeb sulle peategelaste perspektiivist vlooge. Te kujutate, kui naljakas. See on nagu see on nii võõras kogemus, sest see raamat on hästi, see konkreetne raamat on niisugune tõsine, mystical, ei toimu meie maailmas, toimub ka minevikus, hästi suured motiivid, tõsine, palju on kaalul pidevalt. Ja siis AI teeb nagu peategelase perspektiivist mingi, hey guys, issand jumal, just käisin metsas, ma oli perel, oli vaja oli vanna ikka, toit oli vaja lauale tuua. No ups, tapsin vale hundi, too bad. Ja siis samal ajal see hunt koletis ajab teda sealt nagu selja tagant. See on nii unikaalne kogemus, praegu te peate lihtsalt lugema ise osa saama. Aga see, kuidas nagu lood lähevad veel omakorda elama tänu sotsiaalmeediale on nii nagu cool minu meelest. Nüüd mul tuli see hipster kirjandusõpetaja, mul on isegi see raamatuga kui tädi Kamps on täna, et see on nagu nii äge, vaata, see on multimeedia. See on hashtag multimeedia, hashtag mingi muu sellealane termin. Nii et ma olen väga nautinud seda protsessi, ja ma korraks tundsin nagu halvasti ennast, sest siin ma olen alustamas podcasti üksinda, tegemas poliitika TikTokke ja mind ei huvita mitte miski peale selle raamatu. Võib-olla kogu see eelnev jutt on selleks, et ma tunneks ennast ise paremini, et ma kogu oma vaba hetke veedan tehes seda. Aga nagu on praegu tunnis välja tulnud, siis see ei ole sugugi ju mõttetu tegevus. Plus, kui korra sinna poliitika teemasse hüpata, siis ma ei tea, ma olen jällegi, nagu ma ütlesin, ma olen tulnud end halvasti, et mul isegi ei ole olnud huvi võib-olla mingite jutumärkides siis suurte teemade vastu, mida ma lõpuks nagu tahaksin ikkagi ka siin saates nagu jagada, sest nii. Mul juhtub teraapias kogu aeg seda, mu jutt läheb nii random ja siis ma olen nagu, nii, võtame paar sammu tagasi. Oma südames ma täiega olen seda meelt, et ma tahan julgustada nagu suurtel ja rasketel teemadel rääkimist viisil, mis ongi chill, aga olen otsustanud, et ma teen seda siis, kui need raamatud on loetud, vaata. Üks asi korraga, hashtag baby steps. Hashtag üks samm korraga, las ma loen oma haljaraamatut lõpuni ja siis ongi täpselt see aeg, kus meil hakkavad tulema kohalikud valimised. Ma nägin juba täna, et sotsid ja EKRE vist olid oma programmiga on ju välja tulnud. Saame nagu nendesse süveneda siis. Ja selle asja nimi ongi balance. Ja minu meelest, olgu see siis jällegi film või sari, aga minu toetatud on siiski raamatud. Need pakuvad meile escapism, põgenemis, kuidas me tõlgime escapism eesti keelde, siis nagu võimalust põgeneda, millest ma arvan, et ma nagu tänases maailmas saan rohkem aru kui kunagi varem, et mul on tunne, et viimast 22 aastat ma olen üritanud minna sinna nagu lülituda sellele tasemele, et ma ei veeda suurt osa oma päevast ennast nagu reaalsusest välja lülitades olles TikTokis või Instas, et ma olen kogu üritanud rohkem tänasesse, praegusesse hetke, tänasesse päeva tulla, nüüd läheb natuke süükseks teraapia jutuks, aga see on see, mis on olnud, on ja. Aga siis teistpidi ma tunnen nagu teine osa minust, kes kuulab keskpäevatundi, kes loeb uudisid, kes vaatab Aktuaalset Kaamerat, tunneb nagu teinekord, et oh my god, see kõik tundub nii pointless lihtsalt. Et jah, ma annan oma hääle, ma süvenen, aga vahepeal see kõik käib üle jõu ja see on täpselt see hetk, kui sa võtadki oma haldiraamatu ja nii säilibki tasakaal, on ju. Ja räägides tasakaalust, näiteks viimast nädal aega ma pole Aktuaalset Kaamerat vaadanud. Shocker. Kas üldse tead, mis maailmas toimub? Ei. Ma tean, mis minu haldjamaailmas toimub ja see on okei. Täna panin hommikul käima eilse õhtuse Aktuaalse Kaamera. Ma ei olnud eriti vaimustuses ja ma loodan, et varsti see vaimustus tuleb tagasi. Senikaua ma räägin oma haldiraamatust. Ja kõik see nüüd jõuabki nüüd selle teadaandeni. Ma olen ikkagi õpetaja. Te olete tunnis, te kuulate mind. Ja nüüd on see moment, kus õpetaja teate nii momente, kui õpetaja kogemata avalikustas mingi väga suure detaili oma isikliku elu kohta. Vaata, võtame, mis inglise keele õpetaja on ju, uus õpetaja, siis ta tuleb arvutiga tundi ja ta ühendab arvuti, vaata, suure ekraaniga ja kogemata tuleb mingi suur
taustapilt, kus ta on oma mehega, mingi musipilt või midagi. No seda reaalsuses seda kahjuks minu koolis kunagi ei juhtunud. Aga oi, kui fun see oleks olnud. Või kui õpetaja kogemata tunnis, ta läheb meelest, millest ta pidi rääkima ja siis ta hakkab rääkima nagu mingist oma isiklikust elust. Mul on tunne, et siis, kui gümnaasiumi lõpp oligi see, et õpetajad said aru, et varsti me lähme oma teed ja me keegi enam ei kohtu. Siis nad hakkasid lihtsalt droppima pomme oma isikliku elu kohta. No see olen mina praegu. Sellega, et ma annan teile teada, et mul reaalselt on siuke tunne, nagu mul ongi nüüd book boyfriend. Ma olen 22-aastane ja ma tunnen nii ja praktiseerime praegu aktsepteerimist. See on okei. See on okei. See on nii okei, et ma kutsun teid liituma. Hüppake rongile, võtke see raamatusari kätte, kui te tahate kogeda, mis see on parasocial relationship. See, et ei ole nagu sa tunned, nagu sa päriselt teaksid mingit inimest, keda pole isegi olemas. Noh, teine sõna sellele on võib-olla psühhoos. Tegelikult vist ei tohi kasutada seda sõna niimoodi selles kontekstis. Aga saate aru, mida ma mõtlen? Mind ei ole väga palju vaja veenda. Vaata, ma ei ole nagu see üks kriitiline meediatarbija. mitte meedia, aga nagu filmide või sarjad. Ja tead neid inimesi, kes on nagu see on üliäge, see on nagu üliäge, aga nagu ma ei tea, kuidagi ikkagi see nagu režiitöö ei olnud nagu päris nii hea. Või nagu need karakterid, nendes karakterites ei olnud seda sügavust, mida ma otsisin. Millest sa räägid? Ma isegi ei mõtle siukse asja peale. Või isegi, minust ja Annast minu meelest nagu, kui meid kahte võrreldes, Anna on ka rohkem seda sorti, et ta nagu, vaata ta mõtleb. Mina loen lihtsalt. Me rääkisime ka, seal oli raamatus nagu terve raamat oli ühest perspektiivist kirjutatud ja siis vahepeal tuli teise tegelase perspektiiv. Kuidas mina loen? Gagged, issand kui põnev, vaata silmad käivad, vahepeal ma loen diagonaalis, ma jätan vahepeal lauseid vahele, sest ma olen laisk, vaata, kui on mingi kirjeldus, ma hüppan kohe action, kus on jälle jutumärgid, kus on nagu mingi sündmus areneb edasi. Ja siis mul jätame Annaga, oh my god, issand, uus POV unlocked ja Annaga nagu, ei, üliägega. Ta oleks, minu meelest see autor oleks saanud teha nagu natukene paremat tööd, et see oleks nagu realistlikum. Ma nagu ei uskunud, et see on see karakter POV, ma olen nagu mind ei ole vaja veenda. See on see, milline tarbija ma olen, aga mul on tunne, et see teeb minu enda kogemust lõpuks paremaks. Et ma ei veeda aega vaadates, kas asi on loogiline. Vaata, teate need inimesi, kes märkavad, kui filmis on nagu need vead. Vaata, et on nagu dialoog, siis üks inimene ütleb midagi, siis cutib teise inimese peale ja siis cutib tagasi selle esimese inimese peale, et ta on teises asendis või tal on nüüd müts peas. Ei paneks kunagi tähele. Ja võib-olla minusugustele ongi need raamatud tehtud, kes teab. Teeme puhvipaus. Mida see minu kohta ütleb, et nagu et ma nagu, millist naudingut ma saan sellest, kui ma saan teeselda, et ma pean tundi, et ma tilistan kellukest. ChatGPT kindlasti vastaks midagi sarnast, kui ma küsisin talt, et mida see ütleb minu kohta, kui ma Pipi Pikksukat vaatasin, et seal on mingid seosed lapsepõlvega, aga ma väga naudin seda. Puhvipaus, käisid ära, tund hakkab uuesti. Istu pinki. Oh my god, meil oli üks kunstiõpetaja. Ja tal oli iconic lause, oli istu pinki. Mitte, et võta istet, lugupeetud õpilane. Ei, istu pinki. Istu pinki ja hakka joonistama. See on minu approach. Mis veel see nädal toimus? Te küsite. Number 1, Ironman. On ju? Väga äge, palju õnne, kui keegi osales. Kuigi, vaata, ma miski pärast kahtlen, et inimesed, kes loevad kodus fantaasiat, on samad inimesed, kes osaleks Ironmanil. Vaata, need on nagu, et kui sa täiskassanuks, sa enam ei õpi, siis sa lähed ühte, mingisse kalti lähed sa ikka, mingisse kommuuni lähed sa sisse, sa oled, nii, ja mis need kaltid on, te küsite, sa oledki kas täielik raamatukoi, loed raamatuid, fantaasiakirjandust veel plusspunktid, kui, siis sa kas oled triatleet. Noh, see, kes tegelebki triatloniga, Ironman, see on teine see suur kalt, on ju. Siis sul on jooksjad, padel ja siis on Erasmus. Noh, need on nagu asjad, millest keegi teeb oma personality traiti, oma iseloomu omaduse. No mina olen selles raamatu selles ja sinna Ironmani, ütleme, maailma mul erilist asja ei ole. Ma lihtsalt naersin, et nagu Ironman ehk tavainimeste keeles need on siis ummikud. Sest ma nägin, vaata, inimesed armastavad heitida millegi peal. Nad armastavad olla nagu, oh my god, miks me paneme terve linna kinni selleks, et te saaksite väga kaua joosta lihtsalt. Ma veits näen, mida nad mõtlevad. Ma muidu sõidan
kuidas ma seda nüüd ütlen ilma, et ma spoiliks, kus ma nagu elan, aga muidu läbin ühte marsruuti 20 minutit. Noh, Ironmani ajal oli 35. 15 minutit passimist, see ei võtnud mul tükki küljest. Ma elasin kaasa. Hullud inimesed, kes seda ette võtavad. Kas te nägid, et Jürgen Ligi tegi ka Ironmani ja ta jäi hiljaks? Ta tegi, ma nägin, uudis oli, Maria, sul on arvuti, sa saad selle lahti võtta. Ironman Jürgen Ligi, lõpetamegi, võt siukse nišš teemaga täna. Jürgen Ligi Ironman võistlusest. Olen enda peale nii tige ja mõtlen mingi karistuse välja. No, Jürgen Ligi on tough man. Ta ei ole ainult Eesti rahvaga nagu crazy karm. Ta on ise ka endaga. Siit paistabki välja, vaata, ta võib-olla oleks teraapiat vaja. Nii. Võistlus algas katastroofiga. Oli nii, ühesõnaga, pikk lugu lühikesena, ta läks sassi, mis kell see hakkab. Ta on nii palju Ironmani teinud, et ta oli harjunud, et iga aasta Ironman hakkab kell 10, hakkas varem ja ta jõudis sinna. No mul isegi hakkas taas kahju, kuulake seda. Ma ei jõudnud süüa, ma ei jõudnud sooja jakki kaasa võtta. Tulemus, külm, tühi kõht. Kohe tekkisid rattaseljas krambid. No püha jumal. Ma ei tea, kui soojalt riides ja kui täis kõuga peaks mina olema, et mina neid distantse nagu normaalses konditsioonis suudaks läbida. Noh, jällegi, respekt kõigile, kes seda viitsivad ette võtta, ma teist lõpuni aru ei saa, aga ma kannatan lisa 15 minutit ummikutest. Teie nimel ma loodan, et te tunnete ennast accomplished. Meil oli Ironman, ja viimase asjana ma tahtsin teile väikese koduse töö anda, ja meil on ikkagi koolipitiga, ma olen nüüd nii palju investeerinud sellesse koolipitti, meil on gloobus, meil on ajalehe stand on isegi mu selja taga, ma olen sellega nii kaugele läinud, et ma veel nii pea ei kavatse lõpetada. Meil on ikkagi tund, mis tähendab, et meil on kodutöö. Ja kodutööks ma annan teile tutvuda ühe viimase TikToki trendiga, eriti kui teil on probleeme jõuksi motivatsiooniga. Sest noh, ma ei tea, sel suvel ega ma eriti motiveeritud ei ole olnud, vaata. Ma käin lihtsalt sellepärast, et mu füsio muidu ütleb, et Maria, su selg läheb pooleks varsti. See on see, kust mina olen motivatsiooni leidnud, aga sügis on tulekul, on ju. Winter arc, mis kõik on uuesti nagu sügise motivatsioon. Kõik see õhk on meieni kohe varsti jõudmas ja kui te tahate head starti, kui te tahate midagi, mis paneb teil kohe niimoodi motivatsiooni mahlad voolama, siis pange TikToki otsingusse Lady Gaga Gym TikTok trend. Oota, ma tegelikult vaatan, mis selle nimi on, mida mina vaatasin. No ma kirjeldan teile nagu teema ära, on ju. See on see, et ekraanil on kirjas politsei, hands behind your back. Ja siis väga heas vormis olevad naised keeravad ennast ümber. Ja see on see Lady Gaga I love, I don't wanna be French, on ju. Ja siis keerab ümber ja siis nad panevad käed selle taha, aga tegelikult nad fleksivad oma ilusat selga. Ja kohustuslik on vaadata neid, kus on naised. Sest see, et mees on musklis, mida on selles muljet avaldavat? Mitte midagi. Testosteroon, äge. Kui naine on heas vormis, wow. Vot see on äge. Ja mõnikord kõik, mis sa vajad, on mingi väike kübeke motivatsiooni, inspiratsiooni hoopis uue nurga alt. Ja ma ise ei pea ennast väga inspireerivaks, aga ma olen päris palju tagasisidet saanud, et Maria, et su jõuksi TikTokid, et ikka on äge, inspireerivad. Ma lasen teil minna samm kaugemale. Tutvuge selle TikTok trendiga, kommenteeriga alla, mis te arvate. Vaata, see olengi mina. Kui ma oleks õpetaja, siis mina annaks kodus tööd, et viigend kurssi TikTok trendidega. Sellega siis täna. Ja teda, mis ma arvan, et siin kohal lõpetamegi. Minu kohv on otsa saanud. Väike lõpp on tegelikult alles. Kohv on otsa saanud. Tõenäoliselt teil snäkid ja jooka. Ma loodan, et teil oli tore. Kommenteeriga alla ükskõik, mida te arvate. Sellepärast, et eelmine, ma räägin viimane kiire lugu. Koolikell ammu käis. Aga meil on nii äge tund, te ei ole veel ära läinud. Eelmine nädal ma panin siis selle eelmise osa ülesse, mis on ikkagi nagu veits süke mingi uus osa, uus ajajärk on ju, uus vibe. Olin veits närvis, et kas teile ikka meeldib ja mis tagasiside on ja kõike siis. Vaatan, läheb tunde mööda, refreshin YouTube'i, mitte ühtegi kommentaari. Paanika. Mõtlen, püha jumal. Kas nüüd on minu see nagu kumm nii pikaks venitatud, et see läheb plaksuga kokku ja inimesed ei ole enam huvitatud sellest, mida ma teen? Et nüüd ongi nii, okei, Maria, et pole viga, sa käisid ülikoolis, äkki sa saad mõne töö. Full paanika Jaanika oli mul, on ju. Ja ma ei suutnud uskuda seda, ma olin nagu, et okei, et jah, võib olla nagu
läheb aega. Ma olin nagu reaalselt paanikas, kuniks siis mul tuli täiesti suvalisel hetkel meelde, et oh my god, Maria, et sa panid hiljuti oma YouTube'ile kommentaari filtri peale. Et ma panen enne läbi vaatama kommentaarid, et mingit lolle kommentaare ei oleks, on ju. Ja siis ma vaatasin, terve hunnik häid kommentaare. Kõik te kirjutasite, mida te olete lugenud, kuidas teil läheb. Arvasite ära, kelleks ma saada tahtsin väiksena. Ma olin nagu, oh my god. Olgu jumal tänatud ja seoses sellega palun kommenteerige veel. Sest see kõlab lollilt, ilmselt kõik tahavad mängida paksu nahaga inimesi, on ju, aga ükskõik mis vormis, kui sa paned oma loomingut out there, siis alati on tore lugeda, kui see kellegagi resoneerub. Kas mina kuhugi alla vabatahtlikult kommenteerin? Ei, ma ei tule selle pealegi, aga meeldetuletus teile. Mis iganes mõtted teil tekkisid, mis teemadest te tahaksite, et ma veel räägiksin, kõik pange alla kommentaaridesse, ma päriselt loen, tõenäoliselt vastan sulle ka ja näeme teiega juba 35 minutit vähem kui nädala pärast. Tšau!